Tere hommikust! Juttu tuleb energiahindadest ja ettevõtete konkurentsivõimest, et siis ülejäänud päevale panna ümber raamid, mis võiks diskussioonile kasuks tulla. 2019. aastal võeti vastu Euroopa Liidu puhta energia pakett. See oli selline ajaloo lõpuhetk. Oli selge, et taastuvenergeetika laieneb, muutub põhiliseks energiaallikaks ja turg peab sellega kohanema. Teisest küljest oli selge, et uues kontekstis on tarbijatel tähtis roll, võimalus ennast teostada elektri- või energiaturul, sellest võita või siis ennast kaitsta ebasoodsate mõjude eest. Brüsselis otsused ei sünni kabineti vaikuses või mustas kastis. Mainin kahte ekspeaministrit. Eesti endine peaminister Kallas oli siis variraportöör Europarlamendis. Läti endine peaminister Kariņš oli raportöör, kes siis juhtis Europarlamendi poolt läbirääkimisi. Ja võin ajas ka natuke veel rohkem tagasi minna. 2017, teine poolaasta, kui Eesti eesistumine juhtis siis läbirääkimisi liikmesriikide vahel, üks osa puhta energiapaketist, liikmesriikide positsioonid lepitigi kokku selle poolaasta jooksul. Nii et tol hetkel tundus, et nüüd on ajaloo lõpp käes, taastuvatel põhinev, aktiivsete tarbijatega elektrisüsteem. Gaasist ei olnud eriti palju juttu. Oli juttu Nord Stream 2 läbirääkimiste mandaadist, kas Euroopa Liit peaks võtma aktiivsema positsiooni, ja oli juttu gaasidirektiivi rakendumisest taolisele piiriülesele gaasitaristule. Aga need olid väga väikesed elemendid, ütleme siis, võrreldes puhta energia paketiga. 2019. aasta lõpus energeetikavolinik Kadri Simsoni mandaadi eelõhtul arutasime kolleegidega, et mis saab mandaadi otsustavaks küsimuseks. Seesama gaas oli teemaks, puhta energia pakett, elektrisüsteem, see on tehtud, aga mis saab gaasist, kas gaasiturg muutub võrreldavaks või sarnaseks elektrituruga, kuidas gaas puhtaks muutub, kuidas gaas on lahenduseks nendele tarbijatele, kelle jaoks elekter energiakandjana hästi ei tööta. Nii et ma ei väida, et me oleks tulevikku superhästi ette näinud 2019. aastal, aga see küsimus, et mis saab gaasivaldkonnast, kindlasti oli laual kui määrava tähtsusega valdkonnast. 2020 tuli koroona ja see oli äärmiselt põnev aeg energiasektoris ja eelkõige oli see võimalus vaadata tulevikku. Tol hetkel vähenenud tarbimise kontekstis oligi käes aeg, kus taastuv energia kattis tarbimise valdava osa ajast. Ja mida me nägime, esiteks oli energiasüsteemi töökindlus, et isegi koroona ajal takistused, mis puudutasid hoolduse läbiviimist praktilisest vaatest, et taastuv energiaallikatel põhinev elektrisüsteem oli töökindel. See oli üks asi. Teine, üle Euroopa 2020. aastal oli 1800 juhtumit või tundi erinevates hinnapiirkondades, kus elektri hind oli negatiivne. 1800 juhtumit tundi üle Euroopa ühe aasta jooksul.
et kui taastuvenergia on turul hinna määraja, siis see on tulem. Jaanuaris 2021 nimetame seda alguspunktiks, lõpp-punkt või tipphetk 2022 august. Elektriturul hulgihinnad tõusid 5 korda Euroopas, 500%. Millised järelmid me praeguseks oleme teinud ja edasi minnes saame arvesse võtta? Esiteks, volatiilsus on oluline märksõna. Ja kui energia hind on oluline sisendhind ettevõttele, siis volatiivsus on muidugi mäng närvidel, see risk tuleb maandada. Volatiilsus kindlasti liberaliseeritud energiaturul loob ka lõpmatul hulgal ärivõimalusi. Kõik tööstusettevõtted on praeguseks väikest viisi energiaettevõtted. Või volatiilsusest rääkides, seesama vesisalvesti Paldiskis põhineb just sellel igapäevasel volatiilsusel oma ärimudeli ülesehitamisel. Kõige suurem diskussioon oli päev ette turu ümber energiakriisi käigus. Päev ette turg on kindlasti keeruline lahti seletada, aga seda selgitada on võimalik. Isegi lihtne, ma väidan. Elektribörs, regulaatorid on seda alati suutnud teha ja vastupidiseks ka tänane konjunktuur, kui ma jälgin uudiseid, et sagedusreservide turul on keeruline öelda, miks selline hind on pakkumise puhul tehtud, siis päev ette turul on kõik väga lihtne, miks mingi hinnaga pakkumisi tehakse, on võimalik selgitada, miks hind kujuneb selliseks, nagu ta kujunes, on võimalik selgitada ja kõik teavad, millist hinda nad turult saavad. See päev ette turu selgus, mis võib olla keeruline selgitada ja selle algoritmi tulemust võib olla raske aktsepteerida või see algoritmi tulemus ei pruugi meeldida, aga see on kõik väga stabiilne ja selge ja ette ennustatav. Nii et me saimegi teada energiakriisi ja koroonaperioodil, et kogu ülesehitus turuloogikast algoritmini töötab, tõesti mitte, et meile see tulemus alati oleks meeldinud. Päev ette turu puhul loomulikult peaks rääkima elektri väärtusest, mitte hinnast, ja päev ette turu puhul, mis on ka oluline, on see, et sealt energia hinda võttes on tegemist valikuga. Päev ette turg peaks tagama eelkõige varustuskindluse, et tuled alati põleks, et turul oleks toodud kõige odavamad ja kõige puhtamad elektrijaamad ja et piiriülesed ühendused oleks parimal võimalikul moel kasutatud. Teisisõnu, tegemist on lihtsalt ühe suure optimeerimisülesandega, mis päev igapäevaselt toimub. On vaba valik, kas ettevõtja võtab sealt energia hinna. Volatiilsus ei ole kõigi ettevõtjate jaoks võimalus. Nagu öeldud, sisendhinnana võib see olla midagi sellist, mis paneb tahtma stabiilsust ja etteennustatavust. Nüüd kriisist läbi tulnuna on väga lihtne öelda, et fikseerime elektrihinna ära ja sellega on riskid maandatud. Hetkel ma kahtlustan, et see on veel pisut nagu pärast autoõnnetust kindlustuse ostmine. Ehk siis see on kallis. Börsipakett eratarbijale, ka tarbijaorganisatsioonid ütlevad, on jätkuvalt kõige soodsam, riskipreemium maksab ja hinna fikseerimine on kallim kui börsilt elektri ostmine. Aga teatud juhtudel, teatud ettevõtjate jaoks, energiamahukate ettevõtjate jaoks on vaja energiahinnad stabiilsena hoida.
Mis läbirääkimiste positsiooni peaks ettevõtja ennast asetama? Kui tal ei ole seda paindlikkust, et volatiilsusest võita energiaturul. Energiakriisi sügavus sõltus sellest, kui palju me olime suutnud investeerida puhastesse energialahendustesse. See etteennustatavus ja hinnastabiilsus ei ole tähtis mitte ainult teatud hulga ettevõtjate jaoks, vaid ka investorite jaoks, kes puhtasse energiasse investeerivad. Siin peab korraks peatuma, sest need teemad said põhjalikult läbi mõeldud. Fossiilkütustel põhinev energia tootmine võib olla 80, 85, 90% muutuvkuludest koosnev, kui kogu elutsükkel ette võtta. Taastuvenergeetika puhul on osakaalud siis vastupidi, ehk siis kapitalikulu, rahastamisega seotud kulu võib olla 90% kogu elueal jooksul kantud kuludest. Just sellepärast on siis investoril, arendajal vaja seda sama stabiilsust, mida on energiamahukal tööstusel vaja. Sellepärast me räägime elektriostulepingutest, PPA-d, sellepärast me räägime Contract for Difference, hinnaerinevuse lepingutest, erasektor või riigi garantii vastavalt. Sellepärast on need pikaajalised lepingud olulised. Ja sellepärast on ka energiamahuka ettevõtte, tööstusettevõtte läbirääkimiste positsioon turul, ma ütlen, lubav, sest teine pool vajab seda hinnakindlust, stabiilsust, etteennustatavust täpselt samamoodi. Võtan kokku. Ütleks, et elektriturg ongi ikkagi valmis, testitud nii koroona kui Venemaa agressiooni tõttu puhkenud sõjast. Suurim väärtus viimase 5 aasta perspektiivis, et elektriturg jäi alles, et reeglid, etteennustatavus jäi alles, see on tänane suurim saavutus. Kindlasti oleme targemad, energiatõhususest ei jõua täna rääkida. Kui elektri hind oli 1000 eurot megavatt-tunni kohta, siis oli väga lihtne arvutada, et 1 kilovatine puhur, kui palju ühes tunnis maksab. Et see 1 euro oli väga lihtne ja hea tunnetada, mis asjad maksavad. Ma arvan, et elektri hind, elektri väärtus, millest enne rääkisin, on meil täna hästi teada ja me suudame suhestuda sellega. Ütlesin, 2020 oli 1800 negatiivse hinna juhtumit, oli selline tulevikku vaatav aasta. Eelmisel aastal, 2024, oli ligi 1500 korda taas negatiivne hind turul. Nii et see tulevik, kuhu me korraks vaatasime sisse, on juba käes. 17% ajast eelmisel aastal oli kusagil Euroopas negatiivne hind. Nii et kas on ajaloo lõpp? Seda ma ei oska öelda, aga on mitmed konstandid nagu volatiilsus, raskesti etteennustatav hind ja on stabiilsus, on turureeglite paikapidavus. Mul on tavaliselt üks viimane sõnum veel, mida ma tahan öelda ja kuna kõik eelnev on minu tööga seotud olnud, aga ei puuduta seda, mida ma praegu teen, siis ma kasutan seda võimalust siin veel üks sõnum edasi anda. Nädalavahetusel oli Ukraina iseseisvuspäev. Juuli alguses osalesime energeetika peadirektoraadi asepeadirektoriga
Ukraina taastamise konverentsil Roomas. Positiivne üritus, räägitakse, see on ettevõtjatele suunatud üritus, räägitakse võimalustest, mida Ukraina pakub. Sõda peab lõppema, sõda ei kesta igavesti. Ukrainasse minnes ettevõtjad, kes seal juba tegutsevad, ütlesid, see ei ole lihtne, nendega läbi rääkida on keeruline, aga need võimalused on olemas. Mida meie omalt poolt teeme ja saame pakkuda Euroopa Liidu poolt, on Ukrainale perspektiiv saada Euroopa Liidu liikmeks. Kuidas see teie jaoks oluline on, kallid ettevõtjad, on see, et see sama etteennustatavus, mida pakuvad Euroopa Liidu reeglid, on midagi, mis on meie jaoks väga oluline, millega meie aitame Ukrainal muutuda atraktiivsemaks investeeringute jaoks. Nii et kui Eestis midagi läheb valesti ja see volatiilsus on vale koha peal või turureeglid ei ole stabiilsed ja bürokraatiat on liiga palju, siis siit mitte väga kaugel on ka võimalused olemas. Aitäh kuulamast ja kena arutelu teile! Suur aitäh, me vestleme suga veel pisut siin, nii et sa veel kingitust ei saa, natuke tuleb veel tööd teha. Aga hea publik, kas teil on küsimusi? Sest et muidugi ma olen suuteline ise küsima, aga ma annan uudishimulikumale ennem sõna. Nii, Heiti, toon sulle mikrofoni. Heiti Hääl, väikeettevõtja Paldiskist. Ja mul on kommentaar ja küsimus. Tähendab, ma nõustun selle väitega, et Eesti elektrisüsteem on viimase 5 aasta jooksul püsti jäänud. Ehk tõepoolest seda ei ole meie majandus kogenud, et kõigil oleks tuba pime. Kindlasti ei nõustuma selle väitega, et elektriturg on valmis. Et Eesti elektriturg, ma arvan, et on valmis siis, kui Eestis on tasakaalustatud elektritootmine, mis võimaldaks katta Eesti majanduse vajaduse 24/7. Aga mu küsimus on selline, et me kõik teame, et energia hind on olnud Eestis kallis. Su öeldud 1000 euri megavatt ei ole mingi lagi, me oleme näinud ka 4000 numbreid ja rohkem. Eestis seni kestinud õigusruumis on riiklik põhivõrgu operaator see, kes peab vastutama varustuskindluse eest, et see särts jõuaks. Aga tal on puudunud igasugune vastutus selle eest, mis see maksab. Ja mis on Euroopa nägemus, kas riigis peaks keegi ka vastutama selle eest, et riigi majanduses olev energia oleks konkurentsivõimeline, et me suudaksime oma naaberriikidega välisturgudel konkureerida. Sest energia päev-päevalt on kindlasti järjest olulisem osa iga toote oma hinnas. Aitäh! Aitäh Paldiski väikeettevõtjale suurepärase küsimuse eest. Elektriturg kindlasti selles mõttes on valmis, et need samad hinnasignaalid, mis võivad ebameeldivad tunduda ja mis neid paindlikke lahendusi turule saavad tuua, et need on olemas. Millele ma ka enne viitasin, et erinevad tururaamid, et mis on päev, et turu selge pluss on see, et on võimalik lahti seletada, miks hinnapakkumised tekivad nii, nagu nad tekivad. Ja kõik teavad, millist hinda nad saavad turult, kui nad sinna müüvad. Et see praegune arutelu sagedusreservide puhul on, et ma näen seal seda kontrasti, et meil ei ole selgitust selle kohta, et miks sageduse hoidmine nii palju maksab. Ja sealt siis järeldada, ma saan aru, et meil ei olegi mingit kontrolli või põhivõrgul ei ole kontrolli või isegi huvi, sest et nende ülesanne on tagada varustuskindlus. Euroopa Liidu poolt ma saan kontekstiks öelda nii palju,
et seesama puhta energia pakett vaatas ülekandevõrku väga mitte lihtsustatult, aga ülekoormustasu piiriüleste ühenduste puhul oli midagi sellist, mille puhul oli selge ühene reegel, kuhu seda kasutada saab. See on põhiline sissetulekuallikas põhivõrgu operaatoril. Koroona ja kindlasti veel enam energiakriisi kontekstis muutus praktika, õigusruum ei muutunud, aga muutus praktika, kuidas neid summasid kasutati. Kindlasti headel põhjustel, sest et tarbija, mille jaoks kusagilt mujalt raha ei tule, et kirjutatakse tarbijale arve peale. Et täna meil on siis teadmine, et oli väga vaja leida kusagilt vahendeid, et võrguga seotud kulusid kanda. Et see on selline ametniku jutt, et meil on nüüd Brüsselis on ettevalmistamisel võrkude pakett, mis selle aasta lõpuks, järgmise aasta alguseks valmis saab, aga need küsimused, et kuidas põhivõrgu operaator kulusid katma peaks, vaadatakse kindlasti seal üle. Ja mis Eestit puudutab, Konkurentsiameti pädevust ei saa siin alahinnata. Põhivõrgu operaator ei saa olla see, kes ise võtab otsuseid vastu, ilma suutmata kellelegi neid põhjendada. Aitäh. Üks küsimus veel. Jaak Aaviksoo, ole hea. Aitäh, Jaak Aaviksoo, vabakutseline. Kas te olete Brüsselis võrrelnud Euroopa, Ameerika ja Hiina energiahindasid ja mis järeldusi te sellest tegite ja mis te sellest arvate? Võrdleme laias laastus iga-aastaselt, kui ülevaade energiahindadest Euroopa Liidus ilmub meie enda direktoraadi publikatsioonina, siis seal on võrdlus jaehinnad eratarbijale ja tööstusettevõtetele on sees. Erinevused on kordades, viimatised arvud, ja minu esimene järeldus on see, et meil on uuemaid andmeid vaja. Loodame siis, et tendents on positiivsemas suunas. Kuidas me saame sellest investeerimisvajadusest üle? Et meil on sadu miljardeid vaja energiasektorisse investeerida, nii tootmisesse kui võrkudesse, ja kõik see kuhjub hetkel perspektiivis umbes 2030. Aga needsamad negatiivsed hinnad, Eesti hind, mis Lõuna-Euroopaga võrreldes on palju soodsam, Põhja-Euroopaga võrreldes mitte nii palju, aga sealt ei ole soodsam, aga meil on võimalus selle turuga ennast lähemalt integreerida. Et Eesti positsioon selles kontekstis ei ole sugugi halb. Need valikud, mis tuleb teha ja millest on hästi palju ka juttu olnud ja mida ei saa Brüsselist ära otsustada, on see, et kas suuremahuline taastuvenergia tootmine, kas tuumaelektrijaam, need samad salvestid, et kas see on koht, kus riik suudab toetada investeeringuid, kas finantsasutused suudavad tulla laua taha ja toetada neid investeeringuid, et sealt võiks hakata lahenema see muna ja kana küsimus, et kui meil täna on väga palju kallimad energiahinnad kellestki, et siis kuidas see investeerimistõke või lävend ületada, et tekiks võimalus teistsuguseks väljavaateks. Ja aitäh vabakutselisele härra Aaviksoole suurepärase küsimuse eest. Väike ettevõtja ja vabakutseline küsisid. Nüüd on üks sadamatöötaja tahab ka küsida. Ole hea. Valdo Kalm, insener.
ma natukene Jaagu jätkuks, ma usun, et te tegelikult olete õige inimene, kellelt küsida, sest te võrdlete, eks ole, turge, võrdlete globaalselt, eks ole, aga nüüd Euroopa sees. Kui te võrdlete Euroopa turge, siis küsimus on ju selles energiamiksis, et mis on see optimum, kuidas toota energiat, mis on see parim optimum. Mida te Eestile soovitaksite, olles analüüsinud nüüd teisi Euroopa turge? Milline oleks parim miks, energiamiks meile lähi kümnendiks? Millest ma juba jõudsin rääkida, on see, et ja korduvalt on need negatiivsed hinnad, mis muudab investeeringute, kuidas investeerida kuhugi, mis toodab sulle kahjumit. Et taastuvenergia arendamine kannibaliseerib iseennast, kannibaliseerib olemasolevaid projekte, kannibaliseerib ka potentsiaalseid investeeringuid. Et siin on ajalugu näidanud, et see nii on. Turg toimib, teeb selle tulemuse meile igapäevaselt ja rohkem midagi polegi vaja öelda. Einar Kisel on nüüd ka seltskonnas, kui mitte siin, siis energeetika eksperdina seda regulatsiooni kujundamas täpselt samasuguse järeldusena, et lõpuni minna taastuvenergeetikaga on väga keeruline, et seda nagu kulutõhusalt saavutada. Brüssel kahjuks või õnneks ei saa ette kirjutada, milline on parim energia miks, aga ma tahaks veel ühe remargi ikkagi teha lugupeetud inseneri küsimusele. Et Eesti turg on äärmiselt väike. Et Eesti energiasüsteemi kujundamisest ideaalseks või sobivaks on väga keeruline rääkida. See turg on väike sellepärast, et need samad meretuulepargid või tuumaenergeetika elektrisüsteem on väike tasakaalustamise vajaduse tõttu. Kõik need taastuvenergeetika projektid kipuvad sündima panustades või maandades riske turule müües, elektriostulepingute kaudu erasektorile müües ja hinnaerinevuse lepingutega riigi poolt garanteeritult. Et mida väiksem see turg on, Eesti turg on hästi väike, seda vähem on neid võimalusi otsida neid kahepoolseid lepinguid või on tarbijal võimekust neid hinnaerinevuse lepingu nii-öelda riske võtta. Et kindlasti on vastus selles, kui integreeritud, kui hästi on integreeritud Eesti Põhjamaadega, Läti Leeduga, et mida suuremasse turgu Eesti suudaks ennast paigutada, seda selgemad ja ka natuke rahulikumad võiksid olla need hinnasignaalid, mida turg annab siis nende otsuste tegemiseks, et milline on kõige parem energia miks Eesti jaoks. Aitäh ja sellega küsimuste vooru lõpetame, sest nüüd me peame edasi liikuma. Suur aitäh tõsise töö eest!